Hei, tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile, mina olen Kadri ja ma olen siin selleks, et jagada teile teadlikkust selles ulatuses, mille mina iseenda jaoks olen avastanud või mis minu seest välja tahab voolata. Ja täna ma käisin just jalutamas ja jalutamise käigus hakkas sees mul jutt jooksma jälle, siis mõtlesin, okei, aeg on kaamera käima panna ja jutt edastada kõigile nendele, kelle kõrvade jaoks see on. Ühesõnaga, ütlen siia juurde veel, et ma ei pretendeeri täielikule tõele, jagan seda, mida ma näen selles ulatuses, nagu ma näen. Ja kui sina näed kuidagi teistmoodi, siis jumala eest, väga tore. Me kõik seisame nii-öelda loojatena inimkehas erinevate mataste otsas ja vaatame seda ühist reaalsust, milles me oleme erinevate filtrite kaudu. Jah, nii et ma lihtsalt ütlen selle siia ette sellepärast, et ma olen saanud mõned sellised kommentaarid ja kirjad, kus on püütud hakata mulle kangesti hoopis midagi muud väitma kui seda, mida ma väidan ja sellel ei ole mitte mingit pointi, meil ei ole mõtet reaalsuse üle vaielda, sest et mina usun seda, et nii palju kui maailmas inimesi, nii palju on tõdesi või erinevaid tõeversioone või variatsioone, nii et me ei pea vastanduma ja vaidlema, mis on tõde, vaid mina lihtsalt, nagu ma ütlen, jagan vaateid selles ulatuses, mida ma näen ja see vaade võib muutuda ajas ja see on okei. Ühesõnaga, minu juurde, või ikka aja jooksul ma olen kuulnud seda maal ka, aga mulle jõuab informatsioon reeglina, et ma räägin praegu valgustöötajatest ja nendest inimestest siis, kes on kehastunud siia, et kollektiivteadvust tõsta, inimesi tõsta, toetada, kes on ise mingile tasandile üles ärganud ja kes nagu kannavad seda valguse tõrvikut või sagedust. Väga paljudel, mitte tavalistel inimestel on ka seda, aga tavaline inimene, mis see nüüd on, aga okei, vahet pole. Väga paljudel nendest valgustöötajatest, nimetame siis neid nii, on probleeme rahaga ja majanduslikult hakkama saamisega. Ja miks? Okei, ma ikkagi laiendan seda kõikidele inimestele. Miks on inimestel probleemne rahaga? Miks me ei saa rahaga hakkama, miks meil on alati seda puudu ja nii edasi. Nii, minu seisukoht on selline. Ja see tuli eile hästi selgelt nähtavale, ma tegin eile plejaadide DNA aktivatsiooni ja sinna ette tuli selline pikem kanaldus/info minu enda kõrgemalt minalt ja plejaadide energiast ka. Igal juhul, mis me seal kätte saime, oli tegelikult väga selge arusaam selle kohta, et kui sina oled joonduses iseenda autentse olemisega ja kui sina oled iseennast täielikult vastu võtnud, mis tähendab seda, et sa ei kõhkle ega kahkle, kas see, mida ma endast välja annan, on ikka piisav ja piisavalt väärtuslik, siis ei saa olla nii, et sa ei ole kaetud. Ehk et allikas on lõputult lahke. Kui sa vaatad mõnda looduses olevat allikat, siis allikas lihtsalt voolab. Allikal ei ole seda tunnet, et äkki saab vesi otsa. Või vaatame õhk on ju. Hinge sisse, hinge välja, kogu aeg on olemas. Raha ja rikkuse ja küllusega on täpselt sama teema sinnamaani, kuni me ise hakkame loojatena inimkehas seda blokeerima, seda voolu blokeerima. Sina oled allika väljendus, sina oled looja inimkehas, sina oled looja viimane näpuots. Nüüd, kui looja loomingu energia voolab läbi sinu ja sa lubad sellel voolata, hindamata seda valeks, kõhklemata, kas see on piisavalt väärtuslik, kas ikka inimestel on seda vaja, kas, siis ei saa olla nii, et sul ei ole raha selle eest, mida sa teed.
või jah, ühesõnaga, raha on selle loomulik kõrvalnäht. Sa lihtsalt ise pead seda küsima, sa pead ise tulema kapist välja. Ma olen teinud nii palju seansse valgustöötajatega, kes kõik istuvad värisedes kapis, sest nad ei tea, kas nad ikka on piisavad ja kas see, mis nad on, kas see on ikka piisav. Neil on ikka vaja, et keegi teine väljapoolt ütleks, et nad on piisavad. Ja ma olen ise olnud sealsamas kohas, ma saan sellest väga hästi aru. See piisavuse ja väärtusliku programm on meile sisse süstitud, mis on täiesti vale programm. Kui me oleme kõrgemas teaduses, toimetame kõrgemas sageduses, nagu eile jälle, et me tõime alla plejaadide energiasageduse, ma olen suhestunud selle energiaga täielikult, sest seal ei ole sellist teematki, et ma ei tea, kas mina perfektse looja loominguna olen oma väljenduses piisav. Nagu seal puudub isegi selline küsimus. Kõik saavad aru, et nemad täidavad oma ideaalset kohakest siin ühises loomingus ja igaüks on ainulaadne, kordumatu ja erilane ja tema asi on lihtsalt väljendada seda, mis tast läbi voolab. Ja kui sa hakkad ilma kõhkluse-kahtluseta väljendama seda, mis sinust läbi voolab ja see lihtsalt inspireerib sind ennast. Näiteks mind inspireerivad minu enda videod. Kui ma kuulen iseennast, mõtlen, jess, jumala inspiratsiooni allikad. Peaks teinekord veel kuulama, kui endalgi tekib mingi kõhklus või kahtlus enda suhtes. Ehk mis ma tahan öelda on see, et inspiratsiooni energia sinu loomingus on see, mis ütleb sulle suuna, kuhu sa peaksid liikuma ja mida sa peaksid tegema. Ja siis sinu asi on lihtsalt tulla kapist välja ja jagada seda teistele, et inimesed teaksid, et seda pakud. Kui sinu sees on selle sagedusega midagi välja voolamas, siis on 5000% kindlusega keegi teistpool seda vastu võtmas. Ei ole olemas seda, et sinu loo ja looming, mis sinust läbi voolab, et sellel ei ole vastuvõtjaid. Sinu asi on lihtsalt tunnetada, et millises kuna me elame planeedil Maa, kus toimub nagu ressursside vahetus läbi raha ja see on okei. Me ei pea raha demoniseerima või midagi siin Maa peal, lihtsalt asjad toimivad niimoodi. Ja siis sa tunnetad seda, et kui ma viskan endast mingi energia välja, siis läbi selle, kuidas mina ise raha hindan või kuidas mina ise raha väärtustan, läbi selle ma tunnetan, et mis on selle asja, mis ma just välja viskasin, nagu tasakaalus energia ehk tasakaalus summa sinu jaoks. Ja see on ainult sinu väärtuste süsteemis nii. See on see põhjus, miks mina olen pannud väga paljud enda need aktivatsiooniseansid hinnaskaalal 11 kuni 55 või 77 või mis iganes see tunne mul parasjagu on. Sellepärast, et inimesed hindavad raha erinevalt. Ühe inimese jaoks on 10 euri ühe väärtusega, teise jaoks on see teise väärtusega. Ja mina soovin, et te saadaksite nende aktivatsioonide eest just selle summa, mis on teie selles hinnanavigatsiooniskaalal, siis te tunnete, et see on nagu teie jaoks sobiv ja te tunnete, et võt selles vääringus ma olen praegu valmis vastu võtma aktivatsiooni. Jah. On teenuseid ja asju, mille kohta ma tunnetan ära selle, et okei, ma tahan, minu jaoks on praegu hea saada just see summa vastu, siis ma tunnen, et energiavahetus on tasakaalus. Ja tihtipeale nii äge on seda vaadata, et kui ma saan aru iseenda jaoks, et mis minu energia praegu minu süsteemi järgi väärt on, nii-öelda väärt on, me peame teda kuidagi hindama, kui me asju rahasse paneme, siis kokkuvõttes ma umbes midagi sellist saangi. Nagu kokku, ükskõik kui palju, ütleme üks inimene maksab võib-olla 11 eurot, teine maksab 55 eurot, kokku summa summarum tuleb see ikka minu jaoks selle õige vääringuga, kuidas mina parasjagu seda energiat väärtustan, mida ma endast välja annan. Ehk et kuhu ma selle jutuga nüüd jõuda tahan, on see, et valgustöötajad istuvad kapis ja räägivad, et muidu on kõik jumala hästi, elu on jumala hea, aga kurat, et ei saa selle raha asjaga, kuidagi see raha ikka ei tööta ja jätke see raha selles mõttes, kui tähendab, et hinnake raha enda jaoks ümber. Nii kaua, kui raha on manipulatsioonivahend, nii kaua, kui raha on midagi paha, nii kaua, kui raha on orjastamise vahend, nii kaua, kui on ta loodud kellegi paha poolt, kõik need hinnasildid, mis sa ise oled pannud külge rahale, siis
ta ei saagi voolata sinu reaalsuses, sest et sul on endal selle voolu ees oksarisu, nagu allikale on pandud hunnik oksi ette ja tekib ummistus, energia ei saa läbi voolata. Ehk et kõik need piiravad uskumused iseenda väärtuse suhtes, raha suhtes, selle suhtes, kas ikka kuskil keegi on, kes seda asja tahab vastu üldse võtta, mis minust läbi tahab voolata, nii kaua, kui need on sinu süsteemi sees, sina looja inimkehas, ise lood enda reaalsust, siis sa ei saagi saada raha. Saad aru, see on, sina ise ütled sellele rahale ei. Nii kaua, kui sa ütleb ma ei või mul ei, siis sul ei. Nii on, lihtsalt nii on. Nii et minu sõnum on teile, kallid valgustöötajad ja täheseemned ja kõik muud inimesed, kes te raha pärast olete puntras. Palun hakake tegema seda teemat ja asja, mis on teie teema ja asi teha. Lõpetage raha pärast tööl käimine. Okei, kui te nüüd jätate oma töökoha maha ja siis ütlete, et Kadri käskis mul töö maha jätta ja siis te olete pärast kuskil prügikastis, siis mina ei vastuta, on ju. Aga ma ütlen teile nagu päriselt, et uue maa energiatega käib kooskõlas see, et me loome seda, mis meist päriselt läbi voolab ja me saame selle eest enda jaoks väärilise energiapanused vastu, sest universum hindab alati tasakaalu, nii palju kui sa endast välja annad, vastavalt oma süsteemi järgi, nii palju sa ka vastu saad, kui sa oled seda valmis vastu võtma, ilma et sa ise blokeeriksid seda enda piiravate uskumustega. Kui sinu süsteemis on veel piiravaid uskumusi, siis palun tegele nendega, see on sinu vastutus saada enda reaalsus rahasjad korda. Kui sa istud ikka veel kuskil diivani peal kodus, ütled, et ma ei tea, või ma olen üldse töötu, mul ei tule üldse rahasjad välja või mul on võlakoorem juba, ma ei tea, kilomeetrite pikkune, siis see on sinu vastutus. See on sinu vastutus selles osas, et sa ikka veel ei voola, ei luba allika energial endast läbi voolata, sa blokeerid seda voogu. Nüüd küsi endalt ilma, okei, ma saan aru, kui sul on piiravad uskumised, siis on seda väga raske näha. No ma toon siin sellisesse kohta, too ennast korra või muinasjutumaale, lihtsalt kujutame ette, muinasjutumaa, ühtegi piirangut ei ole, kõik on võimalik. Kui kõik on võimalik, sul ei ole mitte ühtegi piirangut, uskumuste piirangut, raha piirangut, koha piirangut, oskuste piirangut, mis iganes piirangut, ainult lõputult võimalusi, siis mida sa tegelikult teha tahaksid? Mis on see, mis sind tegelikult täidab? Ja kui ma olen teinud valgustöötajate aktivatsioone ja küsin nendelt seda küsimust, siis ma ütlen teile, 100% nendest vastab. Okei, tegelikult 98%. Osa 2% on sellised, kes on lihtsalt nii kaua vales suunas ajanud, et nad ei jõua midagi muud teha, kui ainult puhkusest unistada ja siis nad ütlevad, ma ei tee mitte midagi, ma olen palmi all sinise vee ääres ja ma lihtsalt olen seal. See on okei. Ma mõistan, et vastuvoolu ujumine võibki olla retsilt väsitav, kui sa paned ainult raha pärast tööd ja tegelikult see töö sind absoluutselt ei täida, siis jumala eest see ressurss saab lihtsalt otsa, sul keha ütleb üles ühel hetkel, see ei ole lihtsalt, ühesõnaga sagedused viivad meid sellise kohta, et meil ei ole võimalik enam vastuvoolu ujuda. Anyway, 98% nendest valgustöötajast ütleb, et ma tahaksin jagada infot või toetada teisi, tõsta inimesi, tervendada teisi, õpetada teisi, kuidas nad saavad iseennast tervendada. Ma tahaksin energiaid kanaldada, ma tahaksin maalida, ma tahaksin muusikat luua, ma tahaksin riideid disainida, nagu eriti ägedaid mingeid siukseid energiakast laetud riideid, mul on paar sellist ägedat disainerit, kes on sattunud teile, kes teevadki reaalselt väärriideid täna, mis on nagu üliäge. Ühesõnaga, see tunne on meist kõigis sees olemas, mis ütleb meile, mis on minu asi praegu ajada. Ja ma ütlen sulle nüüd veel kord, palun ära saboteeri iseennast, ära luba iseenda sisemisel sabotaažil sellelt teelt uuesti kõrvale minna, sest sinu asi on astuda sellele teele ja hakata looma. Sest et kui sa hakkad seda tegema, siis sa saadki raha selle eest ja usu mind, sul hakkab minema rahaliselt väga hästi, sellepärast et
sa lihtsalt voolad ja selle vooga tuleb kaasa ka küllus, sest see on sinu normaalne olemine, elada külluses ja olla kaetud kõigest, mida sa vajad ja soovid ning rohkemgi veel. Sa pead lihtsalt ise tulema kapist välja ja hakkama seda tegema, mis sind kõnetab. Jah, ma muutun sellest teemast kirglikuks, sellepärast et minu asi on kirglikult seda tõde teile edastada ja ma ütlen tõde sellest kohast, kus mina olen. Ja sinu asi on lasta oma süsteemist läbi, kas see resoneerub sinuga või mitte. Aga mul on üsna kindel, et väga paljude teiega tegelikult resoneerub. Jah, mul oli eile aktivatsioonil väga palju inimesi ja ma tean, et nad olid 99% kõik valgustöölised, kes said eile ühenduse plejaadide DNA-ga, plejaadide energiaga, see oli plejaadide DNA aktivatsioon. Mis see tähendab, on see, et lihtsalt ääremärkus, kui sa esimest korda üldse vaatad mu video, siis ma ütlen, et me oleme hübriidinimesed. Hübriid on sihuke huvitav sõna, aga me oleme kokku pandud üle 20 erineva kosmilise rassi DNA-dest. Ehk et me ei ole ahvist arenenud, vaid me oleme reaalselt kosmilised olendid ja ümber planeedi Maa ja Maa peal tiirleb väga palju kõrgemaid teadusi, kes püüavad meid üles äratada, et me jõuaksime uuesti sellesse kohta, kui me tegelikult saame ka aru, et me oleme ärkval teadvel loojad inimese kehas ja meil on võimekus olla palju võimsamad, kui meil siiamaani on öeldud. Kogu meie süsteem on ehitatud selliselt, et see proovib meid lihtsalt vaigistada, et me oleksime energiatootjad teatud kontingendile, aga see aeg on nüüd läbi, mis tähendab seda, et meie süsteemis on vaja DNA uuesti sisse lülitada ja kui me lülitame teatud DNA osaksid sisse, siis me saame hakata väljendama enda multidimensionaalseid aspekte, mis tähendab seda, et sinu võimekus avardub, sinu nägemisvõime avardub, sinu selgeltnägemisvõime avardub, sinu loomisvõime avardub, sinu manifesteerimisvõime võimendub ja nii edasi. Ühesõnaga, me oleme loojad inimkehas päriselt ka ja meil on nii palju rohkem võimalik kogeda, nii palju ägedamat elu, kui me seda siiamaani oleme kogenud ja lubanud endal kogeda. Nii et see on see põhjus, miks eile toimus see DNA aktivatsioon, sest et plejaadid juba elavad sellises sageduses, kuhu poole meie liigume, mis tähendab seda, et nad on ühtsusteadvuses, nad toimivad oma ühiskonnas täna niimoodi, et nad kõik täidavad oma perfektset puslejupikest selles kogu kollektiivses olemises. Nad suhtlevad telepaatiliselt, info on kõik nähtav, neil ei ole midagi varjul, hirmuvalitsust ei ole. Väga äge koht, kus olla. Meie paljud siin maa peal nimetavad seda 5D sageduseks, nad mõnes mõttes eksisteerivadki 5D-s oma füüsilistes kehades siis. Ja meil on aeg liikuda selle poole, meil on aeg hakata väljendama ka seda samasugust või sarnast, mitte samasugust, aga sarnast olemisviisi, sest et tegelikult oleme veel eriti huvitav versioon, sest kosmoses mitte kusagil mujal ei ela selliseid tegelasi nagu meie, kes on tõesti kokku pandud väga paljudest erinevatest DNA-dest ja kosmilistest rassidest, kosmilistest taustadest. Me oleme selline mõnes mõttes nagu ka eksperiment, aga samal ajal metsikult võimsad. Ja see kõik on juba kord töötanud. Maa peal on olnud inimesed sellises kohas, kus nende teadvus oli lahti ja nad toimetasid siin mäletades oma ilmiselus ja teades oma võimekusest kõike ja elades ja luues niimoodi. Lihtsalt tuli vahele väike manipulatsioon, mis lõppes Atlantise katastroofiga ja siis me jõudsime vahepeal pimedasse aega ja nüüd me uuesti taastusime ülesse. Ja mina olen siis siin selleks praegu, et teile jagada ülestõusmise informatsiooni, et sa inimene ärkaksid enda kehas üles ja hakkaksid teadlikult looma, võtaksid vastu selle energia, selle autentse, suveräänse kehastuse, mis sul on ja hakkaksid seda avalikult väljendama nii,
et see tooks sulle tagasi. Sest et kui sa kuhugi lauasahtlisse kirjutad oma luuletusi, siis kallis inimene, keegi ei saa sulle selle eest raha anda, keegi ei saa sulle selle eest vastu energiat anda. Ja siis sa oled vaene ja siis sa kannatad, sa ise teed endale seda. Okei, vot siuke lugu. Igal juhul, kui sa seda pleadide aktivatsiooni ja DNA aktivatsiooni soovid kogeda, siis ma panen siia alla veel info selle kohta, kuidas seda saab ja muul juhul no, lihtsalt tule kapist välja ja voola, lase sellel allika energial voolata läbi sinu, nii et see täidab sind ennast, kannab sind ennast ja toob sulle vastu kõike seda, millest sa elus unistanud oled. Elu saab olla väga hea, sest et see põrgu ja paradiis, millest räägitakse, on tegelikult korraga siinsamal planeedil Maa. Ja see, kumbas sa oled, millist elu sa elad, sõltub sellest, millele sa oma tähelepanu annad ja mida sa iga päev valid. Sinu sisemine kõne, sinu sisemine sisekõne, sinu sisemine sabotaas saab olla see, mis sind hoiab selles vangistuses versus paneb elama sind niimoodi. Ja sina saad öelda, millisel plaadil sa lased mängida. Kui sa kuuled enda sees näiteks hirmukõne või ennast vähendavat kõnet, sa ütled, et stopp, ma ei vali seda, sest et samal ajal on 2 teed. Üks on paradiisi tee ja teine on see niinimetatud põrgutee. Need mõlemad on olemas. Sina valid, kumbal sa oled ja sina saad oma sisemiste mõtete valimisega alustada seda, kumbale teele sa astud. Ja see on sinu valik. Mitte keegi teine ei vastuta sinu eest. Nii et ära ole ohvrimeelne ja ära süüdista oma perekonda, oma ühiskonda, reptiile ja ma ei tea keda veel selles, et su elu on selline, nagu su elu on. Su elu on selline, nagu su elu on, sellepärast, et sa ikka veel ei vali teisiti. Sinu otsus ja valik on see, mis muudab su suuna. Jah, nüüd see kõik. Teinekord tuleb see laeng niimoodi peale, et ma lihtsalt pean selle kõik välja rääkima. Nüüd juhtuski nii, et ma rääkisin ära, kui see video sulle midagi andis, siis like'i, jaga, subscribe'i mind siin YouTube'is, et ma jõuaksin teisteni, kes veel sellelaadset informatsiooni vajavad, et need YouTube'i algoritmid hakkaksid koostööd tegema minuga. Ja siis sellepärast, et äkki veel on kellelgi tõesti vaja seda kuulda selleks, et sa saaks teda tõsta. Kui sa tundsid, et see sind tõstis. Jah? Okei, nüüd on kõik. Tänan tähelepanu eest, näeme järgmistes videodes ja täiega võimsalt loojad sulle, armas hing. Inimkehas, naudi seda. Maa peal saab kogeda paradiisi. Nii on.